Nii, tere siis kõigile. Esitlen siis meiepoolsed teemad, mille kallal töötasime mina, Laura Kers ja Sandra Järv. Olukorrade sunnil siis aru annab Laura ja Sandra täna hoopis Narvas. Aga siin ma olen siis meie kõigi puhul siis esitleda meie teemat. Meie teema siin räägib kultuuritundlikust õpetamisest ja just õpiringi raames. Kuna meie uuring oli kõik üles ehitatud koolitusel ja sellest ka me uurisime, kuidas just õpiringide elemendis võiks kõik töötada. Info edastamine ja kinnistamine. Ja sellest ka meil on alati küsimus, millele teie ise vastate äkki lõpuks, et kas õpiringide elemendina siis kasutada koolitusel on siis võimalus eneseanalüüsiks või siis lihtsalt tühipaljas jututuba. Aga vaatame. Räägime siis alustuseks sellest, et milleks me seda kõike teeme. Et muidugi kõik me teame teema olulisusest. Meie maailm muutub iga päev ainu selle suunas, et see muutub aina mitmekesisemaks, mitmekultuurilisemaks ja me ei saa seda fakti eirata. Ja statistika näitab seda sama, et koolis meil on aina enam mitmekultuurilisi õpilasi, et kuidas sellega siis elada. Ja ka Talise uuring näitab meile, et õpetajatel tegelikult küll on teadmised, nad on teadlikud mitmekultuurilise õpilastega tegelemisest, aga neil on madal ettevalmistus ja sellest ka tuleneb ebakindel tunne sellega tegeleda ja õpetada mitmekultuurilisi õpilasi. Sellest ka tekib meil eesmärk välja töötada siis õpiringide metoodikal põhinev koolitus eesmärgiga siis arendada õpetajate interkultuurilist pädevust ning kultuuritundliku õpetamise oskust. Ning uurimusküsimus, millele me siis analüüsis keskendusime, on, et kuidas toetab just õpiringide metoodika elementidel põhinev täienduskoolitus õpetajate interkultuurilist õppimispädevuse arengut. Aga enne, kui me lähme edasi, äkki oleks tarvis keskenduda, mis asi see kultuuritundlik õpetamine on. Et me kõik oleme kuulnud mitmekultuurilise haridusest, sotsiaalõiguslikust ja erinevatest muudest mõistetest, aga nüüd äkki see kultuuritundlik on veel uus juurde ja kõik hakkab segunema väga rohkesti. Kultuuritundlik õpetamine asetab seda õppeprotsessi keskele just õppija iseenda ning tema akadeemilist edu. Et siin suur rõhk on sellele, et kuidas me saame toetada tema akadeemilist edu ja arengut ning arvestades just ainetundides teadlikult õpilase kultuurilist tausta, varasemaid kogemusi, teadmisi ja tema eripärasid. Nii, ja vaatame, kuidas siis see kõik edasi läheb. Et miks me just valisime õpiringe? Et kindlasti õpiringid annavad meil võimalust keskenduda just osalevate õpetajate kogemustele, nende praegustele vajadustele, teadmistele ja olukordadele, millega nad siis kokku puutuvad igapäevaselt oma õppetöös. Et siin on jälle oluline keskenduda, mis on reaalselt neile hetkel vajalik ja just võtta näiteks just nende olukorrad ja need ära kasutada. Ning muidugi uuringud näitavad, et õpiring on kõige efektiivsem viis selliste teadmiste rakendamiseks, sest et pikaajaline osalus annab meile praktikat, teadmisi, see aruteluvõimalus, mille käigus toimub kogu analüüs ning ka sagedane koostöö oma kolleegidega ning ka koolitajatega annab seda rohkem võimalust seda kõike praktikas siis ellu viia. Aga koolituse olemusest räägime ka. Kuidas siis me seda kõike tegime? Et koosnes sissejuhatavusosast ja millele siis järgnes 6 õpiringi, et sellele oli põhiline mudel. 6 õpiringi sissejuhatusosa. Sissejuhatusosas me tegime üldist ülevaadet, mis asi on kultuur. Alustame kõige nullist. Ja edasi me liigume kultuuritundliku õpetamise juures. Võrdleme seda mitmekultuurilise haridusega, sotsiaalõigusliku elementidega ja edasi me liigume ka siis muidugi ka rõkki elementidega, kuidas tegelikult see kõik on seoses ja kuidas tegelikult me kõik teame neid asju, sest see on kõik otseselt seotud nüüdisaegse õpikäsitlustega ja meie endiga riikliku õppekavaga tegelikult see kõik on juba sees, et kuidas me saame sellest
lihtsalt liikuda samm edasi. Ning järgnevalt me ka tegelesime seal üldistest arusaamadest nagu stereotüübid, liigume ka sealt edasi, kuidas me pärast hakkab see koolituse käigus kõik siis kokku jooksma, et me hakkame need meelde tuletama kõiki need sissejuhatuses öeldud põhiteemadest. Ning siis ka järgneb uus õpiringi. Et igas õpiringis oli siis seotud kindla kultuuritundliku õpetamise teooria osaga ning kõik neid me läbisime läbi siis erinevad mitmekesiste õppetegevuste ja digiressursside lõppkokkuvõttes ka. Aga iga siis õpiring koosnes põhiliselt sellest, et me kahest osast. Et enne me tuletasime, kordasime meelde eelmise õpiringi teemasid, analüüsisime nende endi tehtud kodutööd, tulemusi, tegime jälle arutelud meelde tuletada, mis oli eelnevalt läbitud, sest et kõik see on ju järgnevalt seotud ka järgmise õpiringiga, järgmisega. Väga oluline on alati meeles pidada, mida me tegime ja mida me eelmine kord õppisime. Ning muidugi ka kodutööde analüüs, jagame kogemusi pidevalt, sest et kõigil õpetajatel oma analüüside käigus saavad erinevaid kogemusi, erinevaid järeldusi ning sellest on oluline õppida. Ning teine osa siis koosneb sellest, et me läbime uut teemad, et iga kord siis on uus teema ning siis me kinnistame selle kokkuvõttega, tagasisidestame ja seejärel seletame lahti järgmise kodutöö. Ja niimoodi ongi kõik 6 õpiringi läbitud, mis muidugi lõpeb ka suure kokkuvõttega ja tagasisidega. Ja vaatame siis ka, kuidas me seda siis otsustasime uurida täpsemalt, et mis selle me kasutasime. Et me võtsime siis aluseks Dimitrov ja Haagi interkultuurilise õpetamispädevuse mudeli. Et see konkreetne mudel siis jaguneb 3 tasandiks. Et aluspädevused, õppeprotsessi juhtimise pädevused ja õppekava kujundamise pädevused, mis omakorda jagunevad ka oma kindlateks pädevuste arvudeks ning sellest lähtuvalt on ka kompetentsid, mida soovivad, et siis õpetajad omandaksid. Et sellest mudelist lähtuvalt me siis ehitasime üles oma kultuuritundliku õpetamise koolituse. Kuigi kõik need pädevused ei läinud kokku kultuuritundliku õpetamisega, et me võtsime nendest 20-st ainult 16. Et kuna see mudel on ikkagi ühes ehitatud mitmekultuurilise hariduse aluseks, siis kõik pädevused ei sobitunudki kultuuritundliku õpetamisega ja sellest me siis võtsime jälle 16, millele ka keskendusime. Ja kõik need pädevused olid siis ära jaotatud erinevates õpiringidesse. Siin te näete, et mõned on punasega ära toonitatud, et mis see tähendab. See tähendab, et me ei saanud neid kindlaid pädevusi arendatud, me ei saanud analüüsi käigus nendele piisavalt andmeid ja osaliselt on seotud sellega, et kõik meie koolitused ilusti siis kattusid COVID-i ajastuga ning need põhiliselt siis keskenduvad vaatlustele, meie vaatlustele ning ka õpetajate omavahelistele vaatlustele. Mõned on ka siin, mis kajastavad ka tagasisidestamist ning see on üks meie siis takistus, millele me ka ei saanud kindlaid analüüsi andmeid, mis ka vajaks arendamist. Aga vaatame siis, kuidas andmekogumine käis. Et meil oli siis põhiliselt 2 kooli. Alustuseks mul oli 2 kooli, mis ka selle analüüsi käigus me arvesse võtsime. Ühest siis on 10, teisest oli 9 haridustöötajad. Siin on oluline ka arvestada, et meil ei olnud ainult õpetajad, meil olid ka näiteks eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, kes osalesid sellel koolitusel, nii et me saime nagu erinevast aspektist seda vaadata kultuuritundlikku õpetamist. Ja andmete kogumiseks kasutasime kvalitatiivseid meetodeid, ehk siis
õpiringide arutelude kokkuvõtted ning tagasiside. Ja andmeanalüüsi käigus me enamasti võtsime siis arvesse ühe kooli andmeid, sest teisest koolist me ei saanud piisavalt andmeid kogutud. Aga COVID-i mõju, nagu me mainisimegi, et kuna meie koolitus on ikkagi üles ehitatud õpiringide elementidel ja kuivõrd oluline see on, et me kõik saame kokku ja arutleme, teeme erinevaid tegevusi ja praktilisi tegevusi, liigume, vaatleme, siis muidugi need piirangud olid meile suureks takituseks ja enamus kõik siis läks digitaalsesse keskkonda. Aga õnneks see suuremasti ei takistanud meid, et nagu te näete, ainult mõned pädevused jäid siis vaatlemata, andmed kogumata, aga siiski me suutsime kõik need õpiringi elemendid isegi muuta digitaalseks ja tagasisidet näitavad, et need olid üllatavalt head ja me ei kaotanud nende piirangute pärast olulist. Ja tegelikult, kui läbi mõtestada seda ülesehitust, Zoomi vahendusel koolitust, me ei peagi seda kvaliteeti kaotama ja on lahendusi. Muidugi alati on parem füüsiline ja me väga tahame, et äkki tekib uus võimalus kogu seda koolitust katsestada ka lõpuks sellisel formaadis, nagu me esialgselt ikkagi soovisime ja näha, kuidas siis need tulemused siis välja paistavad, aga eks näeb. Seda ikka veel ei saa vaadata. Niisiis. Ja muidugi suureks probleemiks oli õpetajate ressurssi pingestumine, et me kõik teame, et kõigil oli see probleem, et kõik õpetajad on ajahädas, kõigil on suur stress, ei saa hakkama ja siis meie see väga suuremahuline koolitus oli suureks takistuseks tegelikult, mis ka natukene mõjutas andmeid, et kodutööd ei saanud läbi teha sellisel viisil, nagu jällegi me lootsime ja nii edasi, aga siiski vajalikke andmeid me saime. Aga tagasiside siis. Tagasiside oli üldiselt positiivne, et muidugi see teema on selline alguses raskesti mõistetav, ma ütleks niimoodi, eriti nende erinevusel, erinevate meetodite eristamisel, aga siiski see oli üsna positiivne ja inimestele meeldis just need õpiringi elemendid, et me saime suhelda ja me saime siduda nende reaalse elude situatsioonidega ja neid ära kasutada õppetöös. Ning lisaks sellele me kohe andsime ka võimalust neid katsetada või siis läbi mõelda töökava näol, kuidas siis neid tulevikus rakendada. Aga muidugi siin oli ka negatiivseid kogemusi, et see teema on äkki liiga sügav ja mitmetahuline ja me äkki andsime liiga palju, kui võimalik seda äkki läbi närida. Ja et isegi kui meie maht oli päris suur, et siiski see võis tunduda, et aega ikka ei jagu ja ikka tundus liiga mitmetahuline. Aga tulemustest siis rääkides, et nagu ütlengi, Dmitri Hakkeni siis me oli siis üles ehitatud ja siis alustame aluspädevustest. Et alguseks siis meil olid eneseanalüüsid, mis siis andsid õpetajatele siis võimalus analüüsida iseend, oma väärtusi, oma identiteeti, oma kultuurilisi erilisusi ja seda siis kõike läbi mõtestada, kuidas peab seda arvestama oma õpetamistöös. Õpetajad hakkasid nende analüüside käigus mõtlema, kuidas perede väärtused ja õpilaste erilised kultuurilised erinevused võivad mõjutada potentsiaalselt nende vastuvõtlikkust või siis õppimisprotsessi ning kuidas ka seda arvestada. Ning analüüs näitasid, et tegelikult et kuigi nad on teadlikud jällegi nendest mitteperspektiivilisestest, aga neil siiski jälle puuduvad oskused, kuidas neid rakendada.
Ja muidugi jällegi kahjuks vaatluste puudumine ei anna meile võimalust hinnata täpsemalt, et kuidas nad rakendavad, et kuigi nad oskasid seletada jälle, kuidas see rakendamine käib ja mida me peaksime arvestama ja nad hakkasid juba mõistma nende väärtuste ja kultuuriliste erinevuste arvestamist, siiski me ei osanud täpselt hinnata, kas nad ikkagi oskavad neid rakendada igapäevatöös ja lõimida neid õppetööga. Et teine siis on õppeprotsessi juhtimise pädevused. Et siin on oluline siis keskenduda, märgata see, et õpetajad hakkasid siis mitmekülgselt siis toetama erineva taustaga õppijate akadeemilist edenemist. Et arutelude ja analüüside käigus me näeme, et nad oskavad aina rohkem läbi mõelda, kuidas oma materjali siis kohendada. Ja märkasime ka 4 tegevust, mis arvestasid õpilaste keeleoskusega, et näiteks me kasutasid mitut keelt õpetamisel, visuaalid olid ka näiteks mitmekeelelised või siis visuaalid olid sümbolites, et me saaks igal juhul teha õppimist arusaadavaks igale õppijale. Ja õpetajad siis said aru, kuidas saab siis kogu seda õppimisprotsessi üles ehitada nii, et kaasata erinevaid perspektiive, maailmavaateid ja neid siis õppimises arvesse võtta ja lõimida ka. Ja siin selles kohas on see tagasisidestamine, mis on arendusvajadus meil edasistes õpiringides, et me saaks rohkem keskenduda selle tagasisidestamise teemale, et kuidas kõige efektiivsemalt seda antud kontekstis teha. Viimane on siis õppekava kujundamise pädevused. Viimase õpiringide siis raames nad pidid üles ehitama et võtavad siis neid töökavasid, kus nad pididki siis näitama meile oma oskusi, kuidas nad kõike seda oskavad siis rakendada, kõiki neid teadmisi, mis nad on siis omandanud. Ning tuleb välja, et nad osaliselt küll oskavad, aga ei suuda päris õigesti neid veel implementeerida. Aga veel oluliselt, et me peame märkama ka võimalikke barjääre, mis segavad osalemast klassi tegevustes, et õpetajad veel ei osanud neid kõigi märgata. Tulemused osutavad, et enne koolitust õpetajad pigem ei keskendu õpilaste erinevustele ja nende vajadustele. Pigem on see arvamus, et erinevuseid ei tohiks niivõrd rõhutada. Et kõik peaksid olema ikkagi võrdsed ja need erinevused on pigem selline negatiivne. Kuigi me püüdsime seda teist poolt tõestada. Et koolituse teist poole siis hakkasid juba näitama õpetajad oma oskusi, et kuidas nad hakkavad mõistma juba neid elemente ja natukene juba mõistma, kuidas neid rakendada. Aga siiski me näeme, et nad vajavad veel tuge. Ja kogu see kokkuvõte meile näitabki seda, et midagi nad oskavad, midagi nad ei oska, aga see kõik olenebki sellest, mis pädevused ja kompetentsid nad juba eelnevalt on. Et see, mida nad juba oskavad, mis pädevused neil on arenenud juba eelnevalt, need neil tulid kiiremini ja said kiiremini ka neid läbi mõtestada. Aga need, mis väga läbi ei tulnud, siis nendega tekkiski ka raskusi. Ja me näeme, et tegelikult me vajame ka pidevat mitte ainult koolituse raames, vaid ka nendega läbi mõtestada kogu seda õppetööd, töökavaga kogu aasta läbi ja proovida koos nendega siis rakendada neid erinevaid elemente. Ja muidugi koolitusformaat tundus olevat töötama, et kindlasti me saaks proovida seda siis ka füüsilisel moel ning ja sisse tuua ka rohkem vaatlusi ning ka tagasisidestamist ning nendega nii-öelda käsikäes läbi mõelda, kuidas saaks neid kõiki elemente siis rakendada. Mitte jätta neid üksi pärast seda koolitust, see on põhiline, sest et seal see segadus tekibki. Aga ma arvan, et siin saabki seda joone panna alla ning küll ta võis tunduda nagu üks jututuba, aga efektiivne ta oli küll. Aitäh! Kas tekkis küsimusi, mõtteid? Palun? Kuna teil oli ainult 2 kooli
siis oli väga oluline arvatavasti see, et osades koolides on mitmekultuurilise probleem suurem, teistes väiksem. Et kuidas seda, kas teil õnnestus valida siis niisuguse suurema mitmekultuurilisuse tausta või probleemiga kool ja millist mõõdikut te kasutasite selleks, et määratleda, millised koolid on nii-öelda suurema mitmekultuurilise probleemiga ja millised väiksemaga? Meie koolid olid, meil oli nii-öelda konkurss välja ehitatud, kes sooviks sellist koolitust iseendale, et kuna meil on suhteliselt piiratud see koolitusvõimalus, et kõik ei saa seda endale ka lubada, siis me andsime koolidel ise võimalust endale märku anda, kes tegelikult vajaks seda koolitust iseendale, kes näeb seda probleemi enda ees ja sooviks lahendusi saada. Et meil konkreetselt sellist mõõdikut ei olnud, mille järgi me analüüsisime, et nende vajadus on suurem ja teistel on vähem ja tegelikult neid soovijaid ei olnud nii palju ka. Et 3 kooli äkki oligi konkurentsis ja 2 kooli siis oligi need välja valitud. Aga mõlemad olidki tegelikult suurte katsumustega mitmekultuurilised mõttes ning seepärast meie... et neil on suured katsumused mitmekultuurilised? Selle järgi, mis nad ütlevad ja millele kontingent need seal klassiruumis on, et kui me näeme, et üks on mitmekultuurilises ruumis üldse eksisteerivad hetkel, kus ongi mitme erineva kultuuriga õpilasi ühes klassiruumis, näiteks ongi paralleelselt 5 erineva kultuuritaustaga lapsi ja mõlemas koolis neid oli äärmiselt palju ja statistika ka siin määrab rolli muidugi. Aga jällegi seda vajadust ei mõõtnud meie ja seda kultuurilisuse rohkust ka ei mõõtnud meie, vaid andsime koolidel otsustada seda vajadust, sest põhiline siin on avatus, sest koolitus ei ole üldinegi selline enesestmõistetav ja väga lihtsasti vastuvõetav teema. Et siin on oluline, et kool ise on avatud selleks teemaks ja ise näeb probleemi ja ise soovib ka seda lahendada. Lihtsalt need uuringud tulemused ja mis te kokku võtate, neid ikkagi valima alati mõjutab. Kindlasti. Et see ei ole ka veel selle punkt pandud peale, et kindlasti see peaks nagu edasi minema ja nägema seda suuremat pilti kogu selle juures ja võtma ka kaasama ka erinevaid teisi koole, erinevaid teiste taustadega ka. Minul tekib üks küsimus, et mõista nüüd tulemusega paremini, et sa ise mitu korda nimetasid, et te eristasite kultuuritundlik ja mitmekultuuriline. Mis on need terminite erinevus, milles see seisneb? No, mitmekultuuriline siis haridus seisneb pigem sellele, et me austame, me uurime ja avastame erinevaid teisi kultuuri, õpime neid tundma, arvestame erinevaid teisi maailmavaateid, kultuurilisi erinevusi, aga see on kõik pigem globaalne. Kultuuritundlik õpetamine keskendub just klassis olevate õpilastele. Meil ei ole oluline kogu maailm hetkel, meil ei ole oluline kogu Eesti, meil ei soovi keskenduda hetkel praegu hästi globaalselt, vaid see, kes meil reaalselt klassis on. Mis eri taustad on ja meil isegi ei ole oluline siin rahvus ja teine keel. Siin kultuuritundlik õpetamine keskendub isegi ühe eestlase näiteks kodune kultuur ja teise eestlase kodune kultuur. Nad võivad samuti täiesti erineda ja mõjutada õpiprotsessi, nende õpiraskused võivad olla eraldi ning sellepärast siin ongi oluline just keskenduda õpilastele, kes meil hetkel klassiruumis või koolis on ning läbi nende erinevate kultuuriliste taustade siis leida neile õige võtti nii-öelda, et nad saaksid omandada kogu õppeprotsessi samavääriliselt kui kõik ülejäänud. Et siin on see akadeemiline edu ka põhilises fookuses. See on ikkagi, mulle jäi praegu mulje, et see on ikkagi õpetajale äärmiselt suur väljakutse kõigepealt välja selgitada see iga kultuuriline taust kodune, mis kodust siis ka kaasa tuleb, mitmekultuuriline. Ja see oligi põhiline nii-öelda konfliktne teema, et meie kultuuriruumis ei ole nii, kuna see tuleb ikkagi USA-st, et äkki see on kultuurilised erinevused ka, et meie kultuuriruumis ei ole äkki see nii
vastuvõetav teiste kodudes sorkida, et kuidas neil seal on, mis tegelikult nende seal hinges toimub, mida nad mõtlevad, aga see on oluline. Ja äkki me ei saa seda teha nii intensiivselt, äkki kui USA-s seda tehakse, aga me saame mingite elementidega natukene aastate jooksul nagu juurde tulla sellele õpilasele hea verele ka. Kas selleks on mingi mudel või mõõdik, et kui ma iga õpilast hakkan nagu analüüsima, et kui suured erinevused, kas ta on nüüd nagu üksikvanem või ema-isa koos kasvatatud laps või kas need on ka juba mõjutavad või? Kõik mõjutab absoluutne, et me ise teame ka, et inimesena meil mõjutab absoluutselt kõik, et kas täna sajab vihma või ei saja, see juba mõjutab ka minu iseloomu. Selle mingi mudel või mille... Jaa, et siin on need lihtsalt elemendid, mida me teeme tunnis, et me alustame kõige alguses, õpilastega on oluline alustada see suhte loomine. Enne kui me lähme üldse õpetamise juurde, kui me lähme mingi materjalide läbimisele, kõige alguses on vajalik see suhte loomine ja need ei peagi olema individuaalsed, et sina nüüd, Mari, tule minuga ja me lähme välja ja räägime nüüd sinuga natukene. Et need on kõik sellised ühised tegevused, nagu näiteks, et igaüks teeb näiteks esitluse oma perest. Et siin on oluline ka see, mida õpilane ise jagab. Meie ainult anname suunavaid küsimusi, suunavaid tegevusi ja see, mida õpilane ise arvab oluliseks jagamiseks, seda ta meiega jagab. Ja oluline siin on seda kõike salvestada, mitte lasta lihtsalt ühest kõrva sisse, teisest välja, vaid kõike, mida me kuulsime, salvestada, analüüsida ja arvestada, kui me näeme mingeid õpiraskusi või vajadusi. Tohib, ma võin natuke reklaamida veel, et kui sellesama mitmekultuurilise hariduse ja siis selle kultuuritundliku õpetamise võrdlusest ka, siis me osalesime koos ühes Ritaränne projektis aadressiga ranne.ut.ee, ranne nagu see, eks ole, teema kokkuvõtete on selline vahva kokkuvõte üle 100 lehekülje erinevatest asjadest, kuidas mitmekultuurilist haridust toetada, eks ole, see on nagu ilus joonis 13 on see, mis võrdleb siis tegelikult kultuuritundliku õpetamise eripära siis mitmekultuurilise haridusega ja sotsiaalset õiglust väärtustava haridusega. Võib-olla sellest ütleme see põhisõnum võib-olla, mis kõige lihtsamalt ütleb, et selle kultuuritundliku õpetamise eesmärk on iseseisev õppimine, aga selle mitmekultuurilise hariduse eesmärk ja see fookus ei ole tegelikult niivõrd õppimisel, vaid selle suur eesmärk on lõpuks sotsiaalne harmoonia. Hästi lühidalt nagu kokku võtta, eks ole, et see fookuspunkt on tegelikult teise koha võtta. Jah. Et need erinevus on palju tõesti, et nagu neid saabki nagu lugeda ja välja enda jaoks mõtestada, et tõesti äkki kultuuritundlikult keskendub nagu reaalselt õppeoskustele. See, mida me reaalselt teeme, kõik see, nagu ma ütlesingi alguses, see nõkk ja rõkk, tegelikult see on kõik koos kõlas, et siin on natuke need juures elemendid, mida võiks arvestada. Aga aitäh, Annika! Jah, aitäh teile!